Nii, tervist! Ehk võtame siis tänaseks nii-öelda ette ühe sükese müstilise asja, mis nagu väga paljudele tsiklijuhtidele tundub nagu raketiteadus. Ehk mis asi on vastujuhtimine, kuidas seda nii-öelda kõigepealt õppida ja kus seda siis kasutatakse ja kuidas seda siis ise treenida ja mida siis nagu silmas pidada ja katsume selle nii-öelda täna ilusti lahti rääkida teile. Ehk vaatame siis algusest peale, et esimene asi, kui me siis ratta peale juba läheme, eks ju, siis selleks, et hakata vastujuhtimisest ja et see vastujuhtimine teil üldse korrektselt välja tuleks, siis on see sama põhiasi, mida me siin eelnevatelt oleme juba käsitlenud. Kõige esimene asi on õige sõiduasend. Nüüd vastujuhtimine, kui tahad inimest hulluks ajada, et mis asi see vastujuhtimine on, siis on väga lihtne inimesele öelda selleks, et minna paremale, keera vasakule ja ongi korras. Tavainimesel on juhe juba reaalselt koos, ta ei saa enam üldse mitte midagi aru, kuidas saab nagu tsiklit niimoodi juhtida. Tegelikult tsikli juhtimine, põhijuhtimine käibki kõik läbi vastujuhtimise. Et kui see vastujuhtimine on nii-öelda inimesel ilusti käes, siis kõik liigutused linnas, kui ta sõidab tsikliga, teeb ta tegelikult läbi vastujuhtimise. Väga paljud mootorratturid teevad seda kuidagi instinktiivselt. Nad midagi neil tuleb, aga nad ei oska seda ise lahti seletada, mis asi see vastujuhtimine. Ehk me siis katsume selle, et kui te olete selle video ära vaatanud, siis te oskate ikkagi iseenda jaoks lahti mõtestada, mis asi on vastujuhtimine, kuidas seda tehakse. Millal hakkab vastujuhtimine tööle? Mis kiiruselt ta tööle hakkab? Öeldakse, et vastujuhtimine hakkab tööle kuskil kiiruselt 20-30 kilomeetrit tunnis. Jah, nii see täpselt ongi. Mida suurem on kiirus, seda paremini see töötab, seda paremini sa saad sellest aru. Tegelikult, kui sa juba valdad vastujuhtimist väga hästi, siis vastujuhtimine töötab ka väga väikesel kiirusel. Nii et seda on võimalik ka siis kasutada väikestel kiirustel ja isegi manööverduste peal. Aga selleks sa juba pead teda tõesti hästi valdama. Aga kõige parem vastujuhtimist hakata õppima on tegelikult kuskil kiirus 40-45 kilomeetrit tunnis, kuskile sinna vahele. Et seal 40, 45, 50, et kui ta natukene kõigub. Ja vastujuhtimise õppimise korral on tihtilugu see asi, et õpilased ütlevad, et neil gaas mängib. Ehk jah, see on alguses ka okei. Ehk alguses ongi see, et kui me hakkame vastujuhtimist õppima, siis õpilased natukene toetavad gaasile ehk toetavad lenksule, et otsitakse liiga palju juhtraualt tuge. Põhiline asi, mis siis vastujuhtimise puhul tegelikult ongi see, et mis toimib tsikliga, vaatame korraks peale, kui mul on nüüd jalad maas ja vastujuhtimise puhul käed on siis ilusti peal, sõiduasend ülemine on paigas, alumise otsaga ma lihtsalt hoian ratast kinni, siis vastujuhtimine toimib käe lükkele ehk käe survele. Käsi on juhtrauas, hästi oluline on jälgida jälle seda sama sõiduasendi puhul see oluline asi, et käsi oleks paralleelne maaga, sest nüüd me tahan juhtrauda ju mõjutada jällegi nii, nagu juhtrauda mõjutatakse ettepoole, eks ju. Ja nüüd, kui mul oleks vaja täpselt seesama asi, ma tahan paremale minna, siis selleks, et ma saaks paremale minna, ma surun paremat kätt ettepoole. Näete, kui ma surun selle parema käe ettepoole, siis tsikkel kaldub mul juba jalge vahel siia ja kui tsikkel kaldubki siia poole, siis tsikkel hakkabki sinna poole minema. Ehk ongi hästi lihtne loogika, ülilihtsalt lahti seletatud. Ja mis on põhiline vastujuhtimise puhul alati, kui me ka õpilastega seda teeme, vastujuhtimise puhul, kui sa hakkad rääkima paremast vasakust poolest, siis see parem vasak pool jälle sama teema, kõik juhe jumala koos. Tihtilugu, eriti veel õpilased, ajavad paremat vasakut poolt segamini sõidutundides, siis on see keeruline. Ehk tegelikult on lihtne see, kuhu poole ma minna tahan, seda kätt ma lükkan. Ehk ongi see, et nüüd, kui ma tahan sinna poole minna, siis ma surun seda kätt ja sellega surungi tsikli siia poole kaldesse ja sellega ka see tsikkel siia poole läheb. Ja nüüd, kui on tsikkel vaja otsaks tuua, siis täpselt samamoodi teeb seda siis teine käsi, antud juhul siis see vasak käsi lükkas ratta otsaks. Vastujuhtimise korral ongi siis see, et toimis meil lenksu lükkele ja tegelikult siis me näitame teile maantee peal ka ära selle, et me paneme käed ainult selliselt, toetame vastu juhtrauda ja põhimõtteliselt lükkame siit juhtrauda. Ehk see liigutus, mis ma siia rakendan, on üliõrn tegelikult. Ja see töötab.
Kuid nüüd on ka selliseid asju, et kui me hakkame õppima vastujuhtimislaalomit, kus me laseme siis ratta väga sügavalt liikuma, siis seal see liigutus enam õrne ei ole. Seal ongi see, et saada ilusti vastujuhtimislaalom toimima, seal ma pean reaalselt füüsilise jõuga juhtrauda mõjutama hakkama. Ehk see ongi see, kui alguses tundub, et ma ei pea siia jõudu rakendama, siis teatud harjutuste puhul, teatud liigutuste puhul on reaalselt vaja tugevamat füüsilist jõudu juhtrauale. Ja kui me nüüd rakendame tugevamat jõudu juhtrauale, siis me näitame ka seal vastujuhtimise vigades kindlasti ära selle, mis juhtub, et kui inimene tahab rakendada jõudu juhtrauale, siis sealt tekib ka see vealiigutus. Tahaks nagu lükata jõuga, aga tegelikult lükkan ise ennast ära siit. Et see tulebki sellest, et siit peab kinni olema ja siit peab füüsiliselt suutma juhtrauda mõjutada ette või taha siis. Nii et jälle asi, mida jälle jälgida. Väga tihti, kui me küsime inimeste käest, et mis asi on vastujuhtimine, siis et palud, et ole hea, et sa oled tsikliga sõitnud aastakümneid võib-olla, et seleta ära, mis on vastujuhtimine, siis see on nagu nii müstiline, missuguseid vastuseid sealt tuleb, et inimene ei oska seda lahti seletada. Ja mõned on, kes on tulnud mingitest autokoolidest, siis vahest küsida, et mis asi see vastujuhtimine on, siis ta ütleb, see oli midagi mulle seletati, et mingi siukene asi, eks ju, et noh, mingid pead nagu kätt lükkama, aga ta ei oska seda lahti seletada, mis asi see on ja kuidas see töötab, eks ju. Tegelikult ongi oluline, et te tajuksite ära, mis asi see on, kuidas see töötab. Ehk vastujuhtimine, nii nagu siis rääkisime, töötab lükkele ja see lüke nüüd on hästi oluline, et kogu see liigutuste amploaa, mida sa siin kätega teed, peab olema hästi sujuv, sügav ja pehmelt mõnus. Ehk tegelikult ei tohiks olla vastujuhtimises siukseid närvilisi liigutusi. Et kõik selle vastujuhtimise puhul ongi oluline, et me saaksime ta sujuvaks, sügavaks. Seda kõike hakkame muidugi sõites siis vaatama, et kuidas ta nagu seal toimub. Vaatame nüüd ära korraks, mis on niisugused põhilised asjad, et me rääkisime ära, et siis see toimub lükkele. Et nüüd ma kutsun Antsu endale appi siia, et Antsu hoiab mul ratast püsti. Ja vaatame siis nagu sellele, et kuidas see vundamendist peaks kõik asjad koos olema ja mis on nüüd niisugused põhilised vead, mis hakkavad ka sisse tulema, kui te hakkate seda ise harjutama ja õppima. Nii, nüüd ma saan juba võtta siis ennast ilusti siia sõiduasendisse. Et nii. Ratas on mul ilusti püsti ja nüüd, kui me hakkame seda vastujuhtimist tegema või harjutama, siis kõige põhilisem asi on alguses see, et inimestel tekib see asi, et kui nad hakkavad siit nüüd suruma seda juhtrauda, siis nad suruvad tegelikult paigast ära ülakeha ehk nad lükkavad ennast niimoodi siia peale. Aga sel hetkel ma tegelikult juhtrauda ei mõjuta, näete. Ja nüüd ongi kõige olulisem asi, kõik vundament oli koos, käed on peal ja nüüd ma lihtsalt näete, lükkan juhtrauda ja automaatselt ratast tulebki siia poole. Nüüd teise käega viin ratta uuesti püsti. Lähen teisele poole, kurv on sinna poole, lükkan kurvi poolset kätt ja surun sellele käele vastavalt nii palju peale, kui vaja on. Miks on veel see sõiduasend ülioluline, et mul oleks see käteasend siin selline, et miks ma ei saaks nii olla. Miks seda vajalik on? See on üks asi, mis võib päästa su elu kurvis. Me kuuleme väga palju, sellel aastal on uudistes, et avariide kohta, et mootorrattur sõitis lauges kurvis teelt välja. Andke andeks, mu sõnavara praegu. No sa pead ikka lammas olema, siis kui sa lauges kurvis välja sõidad. Ehk vastujuhtimine tagabki seal kurvis sõitmise ja nüüd tekib siin niisugune asi, et kui ma nüüd lähen kurvi, ma viin ratta vastujuhtimisse, surun ja lähen kurvi. Ja nüüd samal hetkel vaatan kurvi lõppu ja avastan, ossa maid, kurv keerab järsemaks. Eks see tähendab seda, et mul on vaja rohkem vastujuhtimist rakendada siia. Siis näete, mu käsi on lõdvas asendis. Mul on seda võimalik siit veel peale suruda. Ehk mul ei teki siia käelukku, mis on põhiline. Et sellepärast on see kehaasend üli oluline. Nüüd, kui ma olen siin vales sõiduasendis, ükskõik, võtame siis see, mida me nagu linnas hästi palju näeme täna, eks ju, mingi siukene asend. Nüüd ma lähen vastujuhtimisse, nii, ja nüüd on kurv järsem. Ja mul oleks veel vaja peale anda. No sorry, sul ei ole siit mitte kuskilt anda seda liigutust peale.
Ehk sa oled ise teinud kõik selleks, et juba kraavi sõita. Et sellepärast kindlasti siis ülioluline, et mu sõiduasend on paigas, see liigutus saab tulla siit ja nüüd on hästi hea, oma juhtrauaga võite vaadata seda liigutust, et igal rattal on juhtraua amplituud erinev. Et kui ma nüüd lükkan oma ratta juhtraua lõppasendisse, kas mul siin lõppasendis säilib see asend? Kui ma suudan selle asendiga siin peal olla, siis uskuge mind, ei sõida elu sees lauges kurvis välja. Et see on siis ka üks oluline asi, mida kindlasti jälgida, et seda vastujuhtimist ohutult teha. Ja nüüd üks olulisemaid asju, mis on see, et mida meie nagu selle vastujuhtimise õpetamise puhul või ka praegu tahaksime teie käest saada, et te peaksite õppima ära selle, et kui te viite tsikli ükskõik kummale poole, siis te lasete tsiklil puusast ära liikuda. Ehk et ei vajuks nagu kehaga kaasa. Ehk nagu ma armastan õpilastele öelda, siis on see, et see tsikliga kehaga kaasa minek kurvides. Seda ei pea meie õpetama. See tuleb automaatselt, see tuleb inimesel iseeneslikult teinekord, eks ju. Ja miks peaks õppima tsikli puusast ära liigutama, ongi see, et sul on julgus minna mööda takistustest, nii et tsikkel käib alt, liigub ära ja ongi okei. Miks ei tehta seda kehaga? Nagu ma armastan öelda, keha on su vaenlane tsikli peal. Kui see kehaga valesti toimetad, siis ta on vaenlane. Vaatame nüüd, kui ma tahaksin kehaga tsiklit juhtima hakata ka selles samas vastujuhtimises, see on väga lihtne asi, eks ju. Et nüüd ma tegelikult tahaksin siis nagu sinna poole minna. Ma kallutan keha sinna poole, vaadake, mis tsikkel tegelikult teeb, et see on nüüd nagu hästi oluline enda jaoks. Nii, ma tahan sinna minna. Näete, esimese hooga viisin ma kohe tsikli valele poole. Nüüd võtab natukene aega, kuni ma suudan ta siia poole üle uuesti tagasi tuua. Ehk see on tegelikult ajaühik, mille ma siin ära kaotan. Et sellepärast ongi see, kui mul on põlved kinni, mul on vaja sinna poole minna, ma lähen ainult läbi vastujuhtimise selle hops ja mul on kohe tsikkel seal pool. Et see ongi siis selles suhtes see, et ma ei tee seda kehaga. Ja seda sama vastujuhtimist siis hästi palju nii-öelda ka linnas, kui me näeme, et inimesed teevad nii-öelda, nimetame seda vastujuhtimislaalomiks, siis seda tehakse kehaga ehk vajutakse siia poole käte peale. Ongi see, ei, kõik käib läbi juhtraua ainult. Et siit kiirete liigutustega ja ma saan seda tsiklit ilusti täpselt nii mõjutada, nagu mul vaja on tegelikult. Kõige lihtsam ongi just see sama asi, et istuge ise rahulikult tsikli peale, pange jalad maha kõigepealt, võtke siit see kehaasend paika ilusti ja hakake proovima, et te mõjutate seda juhtrauda siit. Ja nüüd üks oluline asi veel, et vaatame üle, käeasend oli, nüüd on need randmenurgad, et ma räägin need ka ära, et hästi palju tuleb siit randmevigu sisse. Mis tähendab randmeviga, näete, praegu ma teen selle õieti, ehk see lüke läheb täpselt juhtrauda, näete, opa, kohe toimib, kohe töötab. Nii. Sama jälgin teisel käel. Nii, nüüd väga palju on meil siukest asendit. Noh, inimesed sõidavad, ega me ei saa ju, inimene võib sõita nii, nagu ta tahab, eks ju. Aga näete, vaadake, nüüd ma ju mõjutan juhtrauda kuhu. Ja nüüd, et seda juhtrauda mõjutada, ma peangi siit juba, kõik see liigutus on hoopis teine. Ta ei ole sul nii kiire ja ta ei ole nii efektiivne kindlasti. Nii, see on nagu sellest asendist tulenev. Nüüd järgmine asi, mis juhtub väga tihti, on see, et lükatakse siit rannet läbi. Ehk see ranne annab siit kohast järgi. Ehk näete, see lüke läheb nagu siia alla. Siis on ka, näete, ma tegelikult nagu lükkan, aga ma lükkan randmest läbi. Ehk ma ei mõjuta teda sinna. Jällegi siuke on oluline tegu. Et need on niisugused põhiasjad, mida tasub alati jälgida. Ja hea on seda sama asja minna ka kahekesi siis õppima, kui teil on see videomaterjal võib-olla läbi vaadatud, et siis teine saabki juba jälgida niisuguseid tõsiseid peensusi. Kus kohas siis vastujuhtimist hakata õppima ja harjutama? Selleks on kõige parem on tegelikult alati vähese liiklusega teed. Ja kindlasti iga mootorrattur teab siukseid teid, kus see on olemas, et meil Tartu ümbruses on neid siin hästi palju ja me läheme ka täna seda siis nii-öelda tegema ja harjutama siuksesse kohta, kus meil on väga väike liiklus ja te saate nii-öelda mõnusalt seda teha ja harjutada. Kindlasti alati, kui vastujuhtimist harjutada maantee peal teha seda, siis mootorrattur jää viisakaks
ole korrektne, ehk et kui autojuht jõuab, sulle vastu tulev auto jõuab ikkagi juba väga lähedale või on lähedal, siis võta ikkagi korrektselt ilusti sirgeks ja sõida see hetk otse, kui sa möödud sellest autost. Väga paljudel autojuhtidele ei meeldi vingerdavad mootorratturid, aga nad ei saa aru, miks mootorratturid seda tegelikult teevad. Ja need mootorratturid, kes sõidavad ise autoga, teavad väga täpselt, miks mootorrattur seda teeb. Nii et treenige ohutult, see on peamine. Kuidas nüüd hinnata seda, et teil on see vastujuhtimine kas siis ilusti välja tulnud või see ratta sügavus vastujuhtimise kalletes on juba piisav, et kas see on okei, et seda on nagu teinekord ise ju päris raske, kui te ise teete tajuda, et kas ma lasen ratast piisavalt kaldesse või ma ei lase, siis selleks on tegelikult üks väga lihtne nipp. Kui te tulete, olete harjutanud ja kui te enne harjutamist vaadake alati ära, milline on teie tsikli tagarehv, siis vaadake nüüd, kui me oleme seda harjutanud, siis tagarehvi peal on nagu väga ideaalselt näha, et see tagarehv on käinud kuni randini kogu aeg maha. Ehk teda on nii-öelda ühtlaselt kasutatud nii ühelt kui teiselt poolt. Ja sama siis meil abimehena kaamera rollis olnud ka paigil, mida paike on siis alati keeruline kaldesse lasta, aga Antsu puhul on see, et see ratas ongi tal kogu aeg kaldes. Et samamoodi siis näete, rehv on ilusti lõpuni maha käinud. Et esirehvi puhult on siis näha tegelikult, et tihtilugu rehvidel on see serv on kasutamata, eks ju, ja nüüd ongi tavaliselt tagarehvil on inimestel siin päris palju nagu ruumi kasutamata, et siis siin on saate näha, kui see tagarehv on siis niimoodi ilusti maha käinud, siis teil ratas on juba piisavalt ilusti kalletes. Nii et teil on julgust juba seda teha. Asi, mida jälgida. Miks siis oleks oluline, et me selle vastujuhtimise niimoodi ilusti enda jaoks toimima saame ja just, et meil tekiks siis vastujuhtimisel see sügavus, mida te saate siis hinnata nii-öelda läbi oma tagarehvi, kas see ratas on piisavalt kaldes või ei ole. Ja teine üks oluline asi on veel, kui te hakkate tunnetama varvastega maapinda. Ehk vastujuhtimises, kui teie jalad on ilusti jalatappidel, kontsalukus ja varvas hakkab käima vastu maapinda ja te tunnete ja saate mõnusalt saapa külgi maha lasta, siis see varvas annab teile nii-öelda hea tunnetuse maapinna suhtes, kui kaugel see on. Aga sellega on üks hetk see, et üks hetk tuleb jalad tõmmata päkkadega tappide peale, et siis saab veel sügavamaks lasta. Nii et kui juba julgete varbaotsi maha panna vastujuhtimislaalomites asjades, siis see on juba super, see on siis väga hea. Aga selleks ongi see, et see ratas peab hakkama ilusti teil juba puusa all liikuma. Nüüd, miks seda vastujuhtimist siiski, miks me harjutame, miks mootorratturid harjutavad seda niimoodi maantee peal, teevad vastujuhtimislaalomid asju, väga lihtne. Selle vastujuhtimisega juhitakse ratast, nagu ma ütlesin, igal pool ja selle vastujuhtimisega on väga mõnus minna ringristmike asju, see on turvaline teil endale. Ehk te suudate ratast alati täpselt nii kontrollida, nagu teil siis see vajalik on. Samamoodi kõik pöörded, kõik asjad lähevad siis sinna vastujuhtimisse. Nüüd, mis on veel hästi oluline, mida võimaldab vastujuhtimine, kui see teil on nagu ilusti perfektselt käes? Vastujuhtimine võimaldab väga ideaalse kurvis pidurdamise. Kui me muidu teame, et kui me kurvis pidurdame, siis see tõstab meid trajektoori pealt alati välja, ehk viib kurvist välja poole. Kui ma valdan nüüd seda vastujuhtimist, ehk samal hetkel, kui ma lähen kurvi, surun peale ja nüüd pidurdan, hakkab tõusma välja poole, selle võlla surun rohkem käe peale, ehk toon kurvi ratast tagasi. Ehk see võimaldab kurvis pidurdamise, turvalise pidurdamise. Ja teine asi, vastujuhtimine võimaldab kurvist parema välja kiirendamise. Kui te olete vastujuhtimises ilusti ja kui me teame, et kui me ju kiirendan, siis ka kiirendamine tõstab mind trajektoorist alati välja poole, siis vallates õieti vastujuhtimist samal hetkel, kui ma kiirendan, mis tõstab mind välja poole, samal hetkel surun ma rohkem kurvi sisse ennast ja võimaldabki jälle vähe parema välja kiirendamise teha. Nii et kõik kokku on ainult sinu enda turvaline sõit. Nii et see on asi, millega tasub vaeva näha ja endale see korrektselt selgeks teha, mis asi see siis on ja põhiline, kuidas ta siis reaalselt ikkagi töötab. Kui hakata õppima seda vastujuhtimist, eks ju, siis tegelikult kõige lihtsam on seda õppida ikkagi läbi selle vastujuhtimislaalomi. Aga siin on paar aga. Esimene aga on see, et see liigutus ei pruugi tulla paljudel inimestel läbi selle vastujuhtimislaalomi, et nad ei saa seda tegelikult õieti kätte. Ja seda me näeme oma enda õpilaste puhul päris tihti, et siis me peame kasutama tegelikult hoopis teist nippi ja selleks on see sama
põikeliigutus. Ehk me hakkame seda vastujuhtimisslaalomit õpetama tegelikult läbi selle põikeliigutuse. Ja põige, nii-öelda see on ka eksamiharjutus, ehk tegelik põige takistusest mööda käikski siis läbi vastujuhtimisliigutuse. Ja see on nagu hästi oluline, nagu te nägite, et me seda filmisime ka ilusti sisse, ehk et see on see, kuidas saada mööda tee peale ootamatult ilmunud takistusest. See ootamatu takistus võib olla sul tee peal olev metsloomalaip, kevadel löökauk, mis iganes. Siis just selle vastujuhtimisliigutusega, põikeliigutusega, et sa suudad ratta ilusti viia külje pealt ära ja sõidujoone taastada, saad sa sellest ohutult mööda. Nii et vastujuhtimisslaalomi liigutus, põikeliigutus, need on need asjad, mida siis tuleb harjutada, et need asjad teil ilusti käes oleksid. Ja nagu ma armastan alati öelda, käsi peab alati soe olema. Ja linnas saab seda treenida, külge autojuhtidele ei meeldi, on kõik kanalisatsiooniluugid, kõik tuleb ära põigata. Vastujuhtimine kui müstiline teema. Asfaldi peal töötab perfektselt, pidamist on, lase varba otsad maha, tee igasuguseid imenippe. Aga mis nüüd saab, kui tuleb kruus? Paljudel inimestel tekib juba tänavarehviga kruusa peale tulles tekivad paanikaosakonnad. Ehk et väristatakse seda kruusal sõitmist, ei julgeta sinna minna, mida iganes. See, mis on nagu kruusasõidu põhitõed ja mida peaks järgima, sellest oleme me rääkinud ja seda saab siis ka vaadata. Aga nüüd siis need põhiasjad, mis kruusal on, eks ju, et ikkagi see sama istumisasend peab paigas olema. Käte lõtvus on ülioluline, ehk kruusa peal ratas hakkab kergelt otsima seda teed, kiven, mida kivisem kruus, seda rohkem ta otsib. Ehk laske lenksul kergelt elada omaenda elu, ärge sekkuge sinna väga. Ja mis on nüüd põhiline, seesama vastujuhtimine töötab ka kruusal. Kui sa asfaldi peal saad seda teha nagu jõuliselt, tugevalt, sa saad nagu ratast nii-öelda kiirete liigutustega ühelt poolt teisele poole suunata, kuna sul on pidamist, siis kruusa peal on ainus asi, mida sa pead sellel puhul nii-öelda teistmoodi tegema. Su liigutused peavad minema üli sujuvaks. Ehk nii, nagu ma vahest armastan öelda, flegmaatiliseks. Ehk sa ei saa neid liigutusi nii järsult teha, sa pead neid tegema veel sujuvamalt, veel pehmemalt. Ja mis on nüüd oluline, et kui me võtame, et minu saabas on rehv, eks ju, kui rehv on kruusa peal niimoodi, siis ta ju peab, ega ta ei lähe kuskile. Nüüd, kui ma tsiklit kallutan ja rehv läheb kaldesse, siis tekib kruusa peal see asi, et kipub see rehv läbi libisema, siis tekib siit kukkumine. Nüüd ongi hästi oluline, et kui me teeme kruusa peal igasuguseid manöövreid, aga räägime siis vastujuhtimise vaatevinklist, siis ongi see, et see sama asi, kui me ratas liigub külje alt ära, ehk ratas läheb sellesse asendisse, siis ülioluline, näete, et mina jääksin sellesse asendisse. See sama asi, et see ratas liigub puusast, ehk mina istutan selle raskuskeskme sellele rehvile, mis on isegi viltu all, istutan ülevalt alla. Ja siis ta ei lähe alt ära. Ja ma saan kasutada kõiki neid nippe, mida ma olen õppinud, mida ma kasutan vastujuhtimises asfaldi peal, saame me kasutada ka kruusa peal. Aga veel kord, kõik see peab olema sujuv, rahulik, kergelt flegmaatiline. Selline ongi siis meie ehk motohundi nägemus vastujuhtimisest ja sellest, kuidas see võiks toimida, kuidas seda võiks ise õppida ja kuidas seda võiks siis harjutada. Loodan, et kui te olete nüüd selle ära vaadanud, siis see videomaterjal on piisav selleks, et te suudate seda siis ka iseseisvalt õppida ja kui teil on see ka juba selge, siis te saate siit veel mõned nipid juurde, kuidas seda vastujuhtimist enda jaoks saada veel paremaks ja veel efektiivsemaks.